Mul on veel hulk kolleege, keda ma ei ole saanud teile tutvustada. Aga nüüd on aeg ka nemad siia rambi valgusesse tuua. Selleks, et Eesti oleks välisriikides nähtav, meie uudised ja uuendused maailmale teada ja imetleda, selle eest hoolitsevad Heili koos Jana ja Kadriga. Paneme järgmise slaidi. Aga eelnevalt rääkis ka Bert sellest, kui oluline on olla visitestonia.com lehel, sellepärast et meie turunduskampaaniad on enamuses sotsiaalmeedias ja me suuname need ka kõik Visit Estonia lehele. Aga turunduskampaaniate meeskond või tööpere on siis ka teie ees, on Chardee, Orvika, tere tulemast, Orvika, meil on väga värske kolleeg, teist päeva tööl, tõime koha näitamiseks, ja Inga. Läheme edasi. Turundus sotsiaal- ja digimeedias on ka seotud väga palju Visit Estoniaga, aga on seotud ka meie erinevate Facebooki kanalitega, mida meil on väga erinevates keeltes. Ja siia tööperesse siis kuuluvad Dagmar, Bert, Tuuli ja Leeni. Ja järgmisel slaidil on tore pealkiri üldine turundus, aga see tõesti hõlmab väga palju erinevaid tegevusi. Marti on meie tänase päeva fotograaf. Kui te olete teda näinud kaameraga ringi liikumas, siis teate, et tema on ka siin olemas. Lili, kes on ka uus inimene ja oleme võtnud fookusesse meie looduse ja kultuuripuhkuse teemajuht. Ja siis veel Sandra, kes, nagu te saite aru, tegeles ka meie Eesti lauluga. Tervitused Sandrale, ma ütlesin, et ma teen selle ära. Sihtturgude reisiproffidega kontakti loomine ja suhete hoidmine on väga-väga pikaajaline ning pidev töö. Ja meil on olemas lipp, mida siis hoiavad kõrgelt järgmised kolleegid. On Ilona, Malle, Kristiina, Agnia ja Eveli. Mul on hea meel, et osad neist on ka meil siin täna koha peal olemas, nii et nad teevad ka teile ettekande. Aga kuna müügiedendus on selline teema, kus on rohkem inimesi vaja, siis kolleegideks on ka veel Kristiina, Liisa, Pallas, Kadri ja Ingerstiina. Aga praegult siis on tänase päeva viimase ettekande käes on aeg. 19 korda turismiturundust. Miks siis selline number? Et Heili, Agnia, Malle ja Liisa, palun teie ettekanne, Heili alustab, ole hea. No tere! Küll on kummaline, et teades, et ekraan on seal, jah, sinna pean rääkima tegelikult. Et tegelikult ekraanide taga on meil sadu inimesi ja siin saalis nii mõnikümmend täna tulnud. Aga mul on südamest hea meel, et te tulite siia saali. Mul on südamest hea meel näha jälle turismirahvast, sest seda ju ei saa väga tihti näha. Ja loodame muidugi, et kõik meie tulevased üritused saavad olla ikkagi inimestele koha peal, inimestele saalis, aga tänan ka tehnoloogiat, mis võimaldab meid siis jälgida ka muude kanalite abil. Mina olen Heili ja olen turismiturunduse valdkonnajuht. Täna meil pange ennast valmis üheks pikaks esitluseks, kõige pikem täna, 1,5 tundi, aga me loodame selle vaatamata kõigele muserdavale meie ümber ja meie igapäevaeludes ja ka igasugustele uudistele, mida me igapäevaselt ohtralt tarbime. Soovime täna selle 1,5 tundi ikkagi rääkida positiivsetest asjadest, sellest, mis ootab ees, sellest, kui äge on Eestit kui turismisihtkohta turundada ja millised tegevused siis loodetavasti Eesti aina enam ja enam siis maailma turismipildile või turismisihtkohtade pildile toob. Turismiturundus 19 korda 19, räägin sellest mõne aja pärast, aga veel kordan siis korraks üle, et eelmise aasta algusest ehk nüüd siis aasta tagasi me tegime Turismiarenduskeskuses väikse struktuurimuudatuse ja jätsime alles 2 valdkonda. Üks on siis strateegilise arenduse valdkond, mida juhib Anneli Haabu, ning teine siis turismiturunduse valdkond ehk mille alla siis kuuluvad nii lõpptarbija turismiturundus
kui ka siis loomulikult kommunikatsiooni osa, aga muidugi ka äriturundus ja äriturism samamoodi. Ehk turismiturunduse valdkond hõlmab nii lõpptarbijale, Timole, Petrile, Johnile suunatud tegevusi, kus me üritame seda lõpptarbijat siis otse kõnetada, tema enda kodumaal, et ta leiaks Eesti kui turismisihtkoha üles ja tuleks meile külla, kui ka siis läbi nõndanimetatud vahepartneri, olgu nendeks siis reisikorraldajad või lausa laeva või lennufirmad, keegi, kes on selle info vahel, et lõpptarbija siis saaks oma info kätte. See on siis põhimõtteliselt B2B ja B2C põhimõtete vahe või tegevuspõhimõtte vahe, et üks osa meist siis kõnetab kohe otse läbi Visit Estonia kanalite lõpptarbijat ja teine teeb seda laiendades gruppi läbi, kelle kõnetada neid võimalikke potentsiaalseid reisijaid. Ehk siis lõpptarbija turismiturunduse sihtrühmad on Free Independent Traveler ehk lühidalt turismis teada ka kui FIT. See on inimene, kes võtab, paneb ise oma reisi kokku. Ta kasutab tihtipeale siis sotsiaalmeediakanaleid inspiratsiooni saamiseks. Ta kasutab kõikvõimalikke äppe ja teenusepakkujaid, kes aitavad tal lihtsa viisiga kanalites reisi kokku panna. Aga sama hästi võib see olla inimene, kes lihtsalt tunneb, et ta on reisiteadlik ja ta tahabki panna täiesti ise oma kogu reisi kokku, ise valida hotelli, ise valida oma transpordivahendit ja nii edasi ja nii edasi. See on maailmas kindlasti selline, mida digiteadlikumaks inimesed saavad erinevates vanusegruppides, see on selline jooksvalt ja stabiilselt tõusev trend. Kuid samamoodi on lõpptarbija klient tegelikult ka reisikorraldaja klient. See on selline klient, kes võib-olla osa oma reisist paneb kokku reisikorraldaja abiga, mis on praegusel COVID-i situatsioonis samuti tõusev trend, sellepärast et käsi püsti, kes tahaks igapäevaselt ise jaurata lennufirmadega, kui lend ära jääb või ise välja selgitada, kas nende kindlustus kehtib ühel, teisel või kolmandal puhul. Kas meie hulgas on selliseid, kes hirmsasti armastavad seda, et ei ole, väga hea, näen raputavaid päid. Siis võibki juhtuda nii, et osa reisist aitab inimesel korraldada reisikorraldaja ja võtab ka üksjagu sellist asjaajamist, mis antud hetkel on reisides võib-olla natuke keerulisem enda peale. Aga teise osa paneb näiteks inimene või külaline ise kokku. Näiteks ta teab väga täpselt, et ta tuleb Eestisse ja ta tahab käia ja tarbida seda teenust või teist teenust, minna rabamatkale või minna võtta hoopiski Bolt ja teha endale päev kusagil teises linnas. Ehk reisikorraldaja klient võib olla nii äriturunduse sihtinimene kui ka siis lõpptarbija. Mais osaleja. Mais on siis teatavasti selline sihtgrupp, kes tuleb Eestisse mingil konkreetsel põhjusel, mis on seotud kas äri või õppimisega või meeskonnaüritusega, mingil kindlal enamasti töö õppimise arendamisalasel eesmärgil. Aga samas ta näiteks otsustab pärast oma töö või sellist ametlikumat reisiosa jääda pikemaks või võtta kaasa oma perekond või abikaasa, kes samal ajal naudib riiki, kui tema on hõivatud tegemistega oma tööelus või mingil muul põhjusel ametlikumates asjades. Ja tema on nüüd see inimene, kes täpselt samamoodi mingil hetkel võib muutuda meie reisi jooksul lõpptarbija kliendiks. Ja meie uus sihtgrupp, kes on, ütleme, Eesti võiks üles leida väga hoogsalt just nimelt meie Eesti riigi kuvandi tõttu ja meie digitaalsete võimaluste tõttu, meie hea wifi, muide, mis liigub Eestis kenasti ja kiiresti, mis pakub väga häid ja paindlikke võimalusi siin kohapeal Eestis töötamiseks. Ehk viimane kliendigrupp, kellest ma räägin, on kaugtöö tegija. Kaugtöö tegijal, nagu heal lapsel, on ikka mitu nime. Ta on remote work inglise keeles, ta võib olla ka digital nomad ja see on üks grupp, mida nagu Liina-Maria enne juba ka mainis, me kindlasti püüame aina enam. Ja miks ta on ka meile väga nagu tänuväärne, on sellepärast, et ega ükski inimene ei lähe riiki
mis talle ei meeldi. Et miks ma peaksin minema tööd tegema, kaugtööd tegema oma arvutiga riiki, mis mulle mitte midagi ei paku. Ehk et ikka siia tulevad need inimesed Eestisse kaugtööd tegema, kellele mingil põhjusel Eesti meeldib, kes peavad seda mugavaks ja mõnusaks kohaks, mis tähendab seda, et automaatselt nendest inimestest saab potentsiaalselt Eestile suurem selline saadik, rääkimaks, kui äge ja lahe on Eesti, kui võib-olla lihtsalt inimene, kes tuleb siia päevaks või 2. Ka see on üks põhjus, miks ütleme selline pikemaajaliselt kaugtööd Eestisse tegema tulev inimene on meie jaoks oluline. Aga nüüd ma siinkohal tahan tervitada B2B tiimijuhti Kristiina Kästikut, kes antud hetkel viibib tööst eemal ja Kristiinal on siin esitluses oleks olnud väga palju rääkida, aga kuna tema viibib eemal, siis on kohe meil 4 inimest, kes kogu Kristiina juppi räägivad. Esimene neist on Agnia ja räägib teile B2B klientidest. Ja, ma loodan, et mu mikker on sees. Tervist! Väga tore on siin olla ja vahelduseks väga mõnus on ka eesti keeles esitlusi teha. Muidu ikka minu igapäev koosneb välismaa klientidega suheldes, ilusas inglise keeles ja Eestit tutvustades. Kes on siis B2B sihtrühmad? Need on meie igapäevased kliendid, kelle päringutele me vastame, kelle probleeme me lahendada proovime, aga teeme pisikese sellise võib-olla teooriakursuse, et hulgimüüjad ja reisikorraldajad on sellised, kes paketeerivad turul olevaid majutusteenuseid. Hulgimüüja ja reisikorraldaja vahe on see, et hulgimüüjal ei ole oma müügikanaleid, ta ei tee otsemüüki. Selle kas reisiagent või reisikorraldaja. Reisikorraldaja tegutseb natuke väiksemas mahus kui hulgimüüja, aga temal on management company'st. Need on siis reisikorraldajad, kes tegelevad sissetuleva turismiga ja paketeerivad ja pakuvad kõiki teenuseid sihtturul. Need on siis, need müüvad lõpptarbijad, siis hulgimüüja ja reisikorraldaja kette. Reisiagendid on eriti populaarsed Ameerikas ja ka tegelikult Suurbritannias. Suurbritannias on neil ka teine nimi Travel Counselors. Neil on oma kliendid, kes neid usaldavad. Nad on mõneti nagu isiklik reisikonsultant, kellele sa helistad ja kogu selle töö ära. Siis veebipõhised reisibürood, et tegelikult on olemuselt sarnane reisiagendiga, aga ta on digitaalne ja tegutseb tegelikult globaalselt. Päris suur ja korralik IT ja areng selle taga, et on võimeline hästi kiiresti reageerima, muutes saadavust, hindasid, vaatame, mis turud lülitama, kui on vaja. Samamoodi ehk siis reisikorraldajad, kes kliendiks on siis äriturist, aga nendest räägib siis Liisa pikemalt edasi. Need on siis kõik meie kliendid, keda me püüame haarata nii palju kui võimalik meie üsna väikse. Jätkame ja nüüd tuleb siit see salapärane korda 19 välja. Mis asi see korda 19 siis on ja miks me sellest räägime? Turismiarenduskeskusel ja Eesti turismil on olnud eri aegadel eri hulk ja eri fookusega sihtturud. Tänaseks oleme me jõudnud sinnamaale, et me tegutseme aktiivselt 19 sihtturul kokku. Veel mõni aasta tagasi oli meie fookuses 10 sihtturgu, nüüd me oleme teinud erinevaid analüüse ja kaasanud ka siis sihtturgusid, kus me näeme veel rohkem potentsiaali. Isekeskis oleme me jaganud need sihtturud 3 sellisesse gruppi. Esimene grupp on meie jaoks need sihtturud, mida me peame ülioluliseks, meie naaberriigid, riigid, kus kõige potentsiaalsemalt ja kõige kiiremini on külastaja meile tagasi tulemas ja need siis, kust ka kõige rohkem raha on meil riiki tulemas.
et enne Covidit olid siis Soome, Venemaa, Saksamaa ja Läti need 4 riiki, kus tuli 60% meie turismist. Rootsi, täna on Rootsist päris palju juttu olnud, ka meie selle aasta fookuses on lisaks veel Rootsi, sest me näeme seal väga-väga suurt potentsiaali. Me näeme sealt seda, et transport või reisimine on sealt tegelikult Eestisse mugav ja aina mugavamaks läheb. Ja me näeme seda, et see potentsiaal, mis meil mõnel teemal sel aastal on tulemas ja tekkimas, see on just väga atraktiivne Rootsi turule. Teine grupp riike on meil Suurbritannia, Leedu, Poola. Suurbritannia oli meil ka varem sihtturg, Leedu, Poola meil mõnda aega väga fookuses ei olnud, kuid nüüd lõpptarbija mugava tulemise tõttu oleme taas võtnud Leedu ja Poola ka oma just lõpptarbija turismi turunduse suunal fookusesse. Norra, Beneluxi riigid, Austria, Šveits ja Ameerika Ühendriigid. Need on siis need, mis on nõndanimetatud teises grupis meil ja me tegeleme nendega igapäevaselt ja aktiivselt. Kolmas grupp on kaugturud, Jaapan ja Hiina. 2018–2019 aastal me viisime läbi hanke leidmaks nendel kaugturgudel endale partneri, teadmata siis, et kohe-kohe meid Covid tabab, aga tol hetkel me nägime väga suurt potentsiaali just Jaapani suunalt näiteks ja tänasel päeval me toimetame nende turgudega miinimumprogrammiga, kuivõrd sealt turist täna nii lihtsalt tulla ei saa või koguni üldse tulla ei saa. et sel hetkel, kui me näeme, et turism taas nendest riikidest on võimalik, siis me saame natukene võib-olla intensiivistada oma tegevusi, kuid hoiame neid täna tõesti väga-väga miinimumis. Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa on meil samuti võetud sihtturgude hulka. Me näeme, et ilma suuremat sorti tegevuseta sealt huvi kasvab ja huvi on tulemas. Ja me vaatame jõudumööda, kui palju tegevusi ja mis suunas me puhtfüüsiliselt jõuame seal teha. Kuid varsti hiljem tuleb juttu ka sellest, et 12 turul oleme loonud nõndanimetatud esindusteenuse ja see aitab meil ka just Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa osas saada natuke rohkem ja paremaid kontakte, võrgustuda ja nii edasi, kuid sellest juba pikemalt. Siin ka väike ülevaade või prognoos, et kust siis võiks tulla reisiteenuste eksport 2024. aastaks meie tänaste arusaamade analüüside kohaselt. Mida suurem ja rohelisem on mull, seda rohkem raha ja juba teised värvid siis vastavalt nii, nagu enne gruppidest rääkisin. Et seda ei saa võtta loomulikult kivisse raiutuna, sest maailma turismiolukord on pidevas muutumises. Nii, rääkisime, kellele me teeme, rääkisime, kus turgudel me teeme. Nüüd räägime, mis tüüpi tegevusi me teeme. Et kui me nimetame, alustame praegu siis lõpptarbija turundusest, kui ma siin juba mikrofoni otsas olen, kuid ühtviisi olulised on meile lõpptarbija turundustegevused kui ka äriturundustegevused ja äriturism samamoodi. Millega siis lõpptarbija turundusüksus tegeleb igapäevaselt? Me tegeleme rahvusvaheliste turundusmüügi ja koostöökampaaniatega. Jah, müügikampaaniad on veidi komplitseeritud meie rahastuse tõttu, me oleme rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahadest suures osas, aga rõõm on ka näha, et riigi raha on meid juba aina enam toetamas. Digisisuloome ja turundus, mida see tähendab? See tähendab seda, et igapäevaselt me hoolitseme selle eest, et Eesti kui turismisihtkoht oleks otsingumootorites väga leitav, oleks hästi leitav, oleks tõene informatsioon esimesena leitav ja nii edasi. Sotsiaalmeedia sisuloome. Meil on kokku 11 sotsiaalmeediakanalit, mida me igapäevaselt haldame. Ja see on üks väga-väga oluline osa ilmselgelt täna siis reisimotivatsiooni tekitamises, inspiratsiooni andmises. Kui me räägime turundus, siis tegelikult me peame turunduse all silmas ka kommunikatsiooni. Et
tänapäeval me tegeleme enamasti integreeritud turunduskommunikatsiooniga, kus kõikvõimalikud turundus- ja kommunikatsioonikanalid me oleme tööle pannud ühe sama eesmärgi nimel. Eesmärk on loomulikult üks, tutvustada Eestit kui turismi sihtkohta, tuua siia väliskülastajad ja välisraha. Ehk kommunikatsiooni, meediategevused, pressireisid. Siinkohal ma võtan sellise mõtte ka veel üles, et hiljuti just meie uue ühendorganisatsiooni juhatuse esimehega kohtudes me tõdesime ka, kui oluline on läbi igasuguse kommunikatsiooni hoida Eestit pildil, seda arvestades nii rahvusvahelist poliitilist olukorda kui ka seda, et Eesti oleks ükskõik mil viisil positiivses mõttes nähtav kui tubli, edukas, arenev, edumeelne riik. Olles ise olnud 4,5 aastat diplomaat, tean, kui olulised on sellised meediakajastused, mida me aitame igapäevaselt riiki tuua läbi turismi, et need meediakajastused ilmuks, et need räägiks Eestist ja et nad hoiaks Eestit pildil. Diplomaatilisest seisukohast on see äärmiselt oluline ja seda tõdesime ka kõik koos, kuigi seda tegevust on kõige raskem otseselt siduda võib-olla sellega, kas nüüd turist tuli selle artikli pärast Eestisse või selle meediakajastuse pärast Eestisse või mitte. Edasi, koostöö Eestis toimuvate rahvusvaheliste sündmustega. Kindlasti olete tähele pannud, et suurtel üritustel on Visit Estonia bränd nähtav. See ei ole mitte ainult sellepärast, et öelda, et Visit Estonia, et see asi on siin, vaid et summa summarum aasta lõpuks need suursündmused erinevatel spordialadel, erinevates kultuurivaldkondades tekitaks tunde, et Eesti on usaldusväärne koht, kuhu tuua suursündmusi, ehk kuhu ka välisturist kas osalema, väliskülaline kas osalema või pealtvaatajaks saab tulla. Ehk taaskord teenib siis mitte ainult brändi näitamist, Visit Estonia kui sõnamärgi või brändi näitamist, vaid kaudselt ikka kõik on rakendatud selle turismi tuluvankri ette. Samuti me toodame siis Eestis multimeediamaterjale ja sõnumeid. Usun, et olete kursis turismi teemastrateegiatega, mis jooksvalt täienevad, paranevad. Hetkel toodame ka teemastrateegiatele kohaseid uusi audiovisuaalseid materjale. Samuti levitame siis videosid, fotosid, anname teile kasutada teie enda tegevuste eesmärgil siis kõiksuguseid foto- ja videomaterjale. Ja loomulikult analüüsime seda kõike. Ehk digiturunduse analüüs on üks osa meie tööst. Jah. Ja, see tuleb kohe varsti järgmisel slaidil, tegelikult ülejärgmisel siis, kui annan taas praegu sõna Agniale, kes räägib B2B tegevustest. Seal on kõik täpselt kirjas. Ja kuna aga reisikorraldajad ja ettevõtted on ka oma olemuselt lõpptarbijad ja nad on näinud meie head turundust sotsiaalmeediakanalitest või lõpptarbijad suunatud kanalitest, siis meie töö on seda Eesti mainet, seda Eesti hea kuvandit konverteerida siis päris äriks. Ja mida me selle jaoks teeme? Me tutvustame Eesti turismitoodet reisikorraldajatele ja agentidele. Me väga tihti alustame väga basicust, eriti kaugturgudel me räägime Eesti, Tallinn ja lähiturgudel me saame siis juba palju põhjalikumalt rääkida sellest, mida head Eestis pakkuda on. Me osaleme erinevatel kontaktüritustel, kus on jälle meil suurem võimalus siis sõlmida neid otsekontakte ja tuua neid koju. Et me oleme, tiim on omamoodi selline hea filter, et me selleerime need päris õiged kontaktid ja need, kes päriselt toodavad äri Eestisse ja toome neid koju kätte. See kontaktide loomine toimub siis ka erinevates kanalites. Aitäh, see oli meeldiv vahepala.
Jaa, et need kontaktid ei ole vaja mitte ainult lihtsalt luua, vaid ka tihtipeale välja selgita, kus siis king pigistab, kus informatsioonist jääb puudu, mis on täpselt see takistus, miks Eesti tooteid rohkem ei müüda, kas need on lennuühendused, kas need on muud transporditeemad, kas need on hotelli saadavused, kas need on atraktiivsed teenused koha peal, et kõik see on selline väga palju süvenemist nõudev töö ja turujuhid tõepoolest igapäevaselt mõtlevad selles suunas, kuidas seda kõike paremaks teha. Samuti tegeleme kliendisuhete juhtimise ja haldamisega, ehk siis Eesti turismisektor saaks meie käest infot ja meie saaksime informatsiooni teie käest. Me ka tegeleme erinevate suuremate ärisuunaliste projektidega, näiteks üks nendest on Baltic Connecting, kus me toome üle maailma reisikorraldajaid siia kohale, me toome ka Läti-Leedu partnerid siia kohale, korraldame kohtumisi nende vahel, et nad saaksid otseallikast teada, mida siin teha saab ja tegelikult hiljem ka viime neid tootetutvustusreisidele, et nad ka päriselt seda kogevad. Tootetutvustusreisid on tegelikult kõige efektiivsem äriturunduse vorm, sellepärast et ükskõik kui toredalt ja ägedalt mina või Kristiina või Malle me sellest tootest ei räägi, kui nad ei ole saanud seda ise kogeda, kui nad ei saa jagada oma kliendile oma isiklikku kogemust, et tead, seal nurga taga oli nii äge koht, mine. Või tead, see on ainult poole tunni kaugusel, et kindlasti tee seda, et siis ta ei saa seda Eestit müüa. Nii et tootetutvustusreisidega me juba alustasime, tegelikult eelmine nädal oli neid lausa 3 paralleelselt Eestis käimas ja kindlasti taaskäivitame neid ka teistel turgudel. Kui pandeemia algas 2020. aastal, siis tegelikult olime ka üks esimesi, kes e-õppe rongile hüppasid nii-öelda. Me võtsime kätte, alustasime Saksamaalt ja ka Suurbritanniast ja panime kokku sellise Eesti kohta kursuse, mida siis inimene saab omal ajal teha, nii nagu tal mugav on ja tegelikult õppida rohkem Eesti kohta ja aru saada, millega tal tegu on. Need on olnud väga edukad, hiljem lisandusid ka Hollandi ja Belgia omad ja nüüd on ka Ameerikas olemas, nii et see pandeemia ka kuidagi õpetas inimesi, et need on nagu korralikud tööriistad, et see ei ole see, et ma olen ära väsinud ekraani taga, et tegelikult ka minnakse infot sealt otsima ja selle põhjal ka saadetakse meie lisaküsimusi. Ja samamoodi alustasime ka profisotsiaalmeediakanalites aktiivsemalt toimetama, näiteks LinkedIn, seal on ka meil väga palju välismaiseid kontakte ja partnereid ja sinna me ka sellist mõnusad ärikuvandid loome ja sellega siis tegeleb meie LinkedIni haljas Kristiina Talisainen, et liituge ja vaadake, mis me seal toimetame, kui te ei ole veel meie sõbrad seal. Nii, see on vist praegu minu poolt kõik, jälle Heilile sõna. Jaa, aitäh! Kui te hommikupoole näidatud video näitas ennekõike seda, et mida kõike uut 2021. aasta meil pakkus tegevustes, siis nüüd ka natukene numbreid. Loodan, et teile numbrid meeldivad, sest meile need numbrid igastahes meeldivad. Üldiselt me korraldasime COVID-eelsel ajal 100 pressireisi umbes 300 külalisele aastas. COVID on teinud oma töö. 2020. aastal oli meil võimalik korraldada kõigest 33 pressireisi ja siiski 2021. aastal juba 64, kuid nagu enne mainisin, pressireisid on olulised, ajakirjanikud on olulised meile ja tahame jõuda kindlasti võimalikult kiiresti tagasi umbes 100 pressireisini aastas. Tegelikkuses ei ole ju küsimus, mitu pressireisi me teeme. Tegelikkus on oluline see, et mis nende pressireiside tulemusena sünnib. Nende pressireiside tulemusena on sündinud 2555 meie tegevuste tulemusena initsieeritud meediakajastust. See on meie jaoks väga oluline number, sest ka need meediakajastuste kvaliteedid, ehk me oleme potentsiaalselt jõudnud 1,25 miljardi kontaktini ja siit hetkel puudub Jaapani kajastuste siis potentsiaalne reach.
et see on nüüd, miks ta on selline kvalitatiivne hüpe ka, on sellepärast, et me saime eelmisel aastal tööle oma suhtekorraldushanke välismaised agentuurid ja need välismaised agentuurid on väga head, nad igapäevaselt töötavad kommunikatsiooniga siis meie ehk Eesti kui turismisihtkoha nimel ja toodavad meile selliseid kvaliteetseid kajastusi ja võimalusi maailma tippväljaannetes, nagu enne juba nägite ka videost ja nagu hommikupoole sai ka mainitud, et 2019. pressireisi tulemusena Todd Pittock, USA ajakirjanik, võitis ühe USA sellise olulisema reisi kajastuste auhinna. Siis, mis puudutab nüüd kampaaniaid ja selliseid suuremaid siis Eesti kui turismisihtkoha väljapaistvust turundustegevusi, siis kui me 2020. aastal tegime 4 suuremat kampaaniat, siis 2021. aastal 7. Küsimus taaskord ei ole selles ju, et me võiks teha täpselt samamoodi ühe väga kalli, väga suure kampaania, väga ägeda, aga täna teades, kui paindlikud ja kui kiiresti me peame reageerima ühe, teise või kolmanda lähituru aktiviseerimise osas, siis me peame nende kampaaniatega enne kõike suutma seda sihtturgu, keda me konkreetselt tahame selles keeles kõnetada, me peame suutma kiiresti neid tegevusi aktiveerida ja nendel turgudel siis tegevusi teha. Samuti digi- ja sotsiaalmeedia, me kõik teame, kui te olete olnud natukenegi turundusega kuidagi kokku puutunud, et turundus liigub siis digisse ja sotsiaalmeediasse. Nii ka meil, mis ei tähenda seda, et me ei teeks ka traditsioonilisemaid turundustegevusi, et suured kampaaniad hõlmavad meil enamasti kõiki meediakanaleid, olgu ta siis raadio, televisioonid, välimeedia, erilahendused, kes on käinud Soomes või Lätis, on võib-olla märganud meie spa-tramme seal sõitmas. Et me teeme ka natuke sellist siis offline, mitte ainult online turundust, aga tõesti üks suur osa ja oluline osa meie tegevustest on digi- ja sotsmeedia kanalites. Siis sellest juba Bert rääkis, et visitestonia.com oli populaarne eelmisel aastal, aga tõsi on ka see taaskord, kes natuke turundust teab, et tänapäeval on võimalik kõikide numbritega mängida, ehk siis osta kontakte. Meie oleme läinud seda teed, et meie ei soovi osta tühje kontakte, et näidata tulemust, vaid kõik need 6,54 miljonit sessiooni, mis me visitestonia.com lehele aastas toome või tõime, on ka kvaliteedinäitajad selle juures meie jaoks olulised. Need on meil sätestatud, toodud digistrateegias. Tundub, et mul hakkab ka varsti mikrofon tühjaks saama, aga jätkame praegu. Nii, sündmused, et suurepärane uudis on see, et Eestist on saanud rahvusvaheliste suursündmuste toimumise hub. See tähendab seda, et just täna tuli uudis, et üks suur kontsert, mis pidi toimuma Ukrainas äkki, on ilmselt toimumas Eestis, kuid see on selline, ütleme, väga eriline või ei oskagi öelda, et teistsuguse võib-olla tundega sündmus, kuid väga viimasel hetkel, 2021. aastal, otsustati mitme rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamine Eestis, sellepärast, et seal riigis, kus see pidi toimuma, ei olnud võimalik seda korraldada. Ja selle üle on hea meel, et Eestit usaldatakse suursündmuste, olgu need spordi- või kultuurisündmused korraldajana, ja ka meie tegime 2021. aastal koostööd siis kokku 34 sündmusega, neist 13-ga natuke suuremalt, olgu need siis WRC Rally Estonia, Simple Session, Tallinn Music Week, PÖF või sellised suurema ja rahvusvahelisema mastaabiga sündmused. No ütleme nii, et ma arvan, et me oleme küllaltki tublid turundajad, arvestades ka seda, et mis on küll väheoluline võib-olla, aga oleme siiski ka uhked oma munade üle ehk reklaamiauhindade üle ja on tegelikult meile ka kui turundajatele tore tunnustus, kui mõni muna meie põue kukub.
ja loomulikult selle kõige valguses on meil jooksvad igapäevased tegevused, aga sellest siis ka natuke hiljem. Põhjus olla uhke ka B2B numbrites. Et tegelikult vaatamata sellele, et see eelmine aasta oli ikka selline on ja off, et nagu läheb lahti ja nagu ei lähe ja nagu saab jälle tegevusi teha ja jälle ei saa, jälle pidime kolima online'i, siis ikkagi suutsime korda saata päris ägedaid tegusid ja need numbrid räägivad kindlasti iseenda eest. Müügitegevuste arv kasvas väga palju. Ja küll me oleme püüdnud teha nii, et kõik need müügitegevused oleksid atraktiivsed, oleksid uuenduslikud. Kui ei saanud teha päris üritusi, tegime on-live ehk siis nagu päris, aga ikkagi läbi ekraani. Selle eest jällegi saime ka rahvusvaheliste partnerite seas päris palju tunnustavaid ja kiitvaid tagasisinu, et see eristus, et see näitas Eestit väga korralikult ja see oli nii hästi üles ehitatud, seda oli lihtne jälgida kogu selle informatsiooni hulgas, mis oli nagu kättesaadaval ja arvestada seda, et kõigil oli juba kerge Zoomi väsimus. Meie informeeritud kontaktide arv nii hulgimüüjate kui ka reisikorraldajate ja agentide osas oli peaaegu 10 000 ligi. Meie äriturismi müügitegevuste arv samuti kasvas tublisti ja mida veel võib-olla tooks välja, on kindlasti ka meie uudiskirjad, mis on nüüd lisaks inglise keelele ka soome ja saksa keeles ja ka vene keeles tegelikult olemas. See avamisprotsent näitab tegelikult seda, et uudiskiri ei ole üks selline kiiresti kokku klopsitud asi, mida me paneme teele, vaid meie turujuhid, kes vastavate turgude eest vastutavad, ikkagi väga hoolikalt selekteerivad ja otsivad seda infot, mis välismaisele reisikorraldajale võiks vajalik olla. Seda loetakse, seda mainitakse erinevatel kohtumistel, nii et need uudiskirjad on väga hästi käima läinud. Ka meie profilehed, mis on nüüd samuti soome ja saksa keeles olemas, lisaks inglise keelele, aga tegelikult tuleb ka vene keeles, et see profileht ongi selline tööriistakast välismaisele partnerile, kus ta leiab kõik vajaliku ühes kohas. Ta näeb meie interaktiivset statistikat seal, ta saab sealt alla laadida kommertsõigustega pilte. Väga tihti sattume selliste müügimaterjalidele otsa, kus all on kirjas Tallinn, aga pildi peal on tegelikult Riia või pildi peal on Helsingi katedraal. Et väga tihti oleme pidanud saatma selliseid kirju, et teate, meil on väga palju häid pilte, siin need on kommertsõigustega, et palun valige mõni sellest. Nii et see on üks väga oluline uuendus, mis meie profiveebile sai. Need lehed toovad meile korralikult unikaalseid külastusi, 6000 kalendrikuus ja tõepoolest meie omalt poolt hoiame infot seal värskena, update'ime seda pidevalt, sealt saab leida ka kohalike DMC-de kontakte, sealt leiab videosid, sealt leiab põhimõtteliselt kõik võimalikku, mida on meie käest üle maailma turujuhtide käest küsitud, siis me oleme üritanud seda väga informatiivselt kokku koguda ja üles panna sinna. Kelle slaid nüüd on? Ahah, mina jätkan, väga hea. Ja siis eelmisele slaidile jätkuks siis suurimad kasvud, mõtlesime, et toome välja. Kindlasti esikohal on Soome turg, kuhu on suunatud kõige rohkem tegevusi meie poolt ega kõige rohkem eelarved, aga mida siin salata, see on ju ka tegelikult meie kõige olulisem turg. Nii et sellega me oleme väga korralikult toimetanud ja numbrid näitavad seda. Näiteks Holland ja Belgia on sellised toredad uustulnukad, mis tegelikult väga uued ei ole, aga aktiivselt on nendega hakatud toimetama samamoodi 2021. aastal ja väga korralikult kontaktide numbrid on juba saavutatud. Ka DACH-regioon, mitte ainult Saksamaa, aga nüüd ka Austria ja Šveits on ära õigustanud selle, et me võtsime neid portfelli ja hakkasime seal aktiivsemalt toimetama, et seal on huvi ja teadmine Eestist ja tootest ei olnud väga kõrge, nii et
õige valik sai tehtud. Ja tegelikult ka muud turud, kus võib-olla oli mõnevõrra rohkem piiranguid, ka näiteks Suurbritannia, kus inimesed ei saanud väga lihtsasti reisida, pidid end testima söögi alla ja söögi peale. Ja USA tegelikult ka oli üsna pikalt kinni ja Aasiast ja Venemaast ka turiste väga palju oodata ei olnud, aga seal tegelikult toimetasime väga aktiivselt. Jaa, ma pidin ragisema, kui ma olen liiga siin ekraani ees, nii et ma tulen natuke rohkem teie poole, siis ma võib-olla katan ära midagi, aga samas teil on seal kõrval ka täitsa vaatamisvõimalus olemas. Liigume lähemale nüüd, rääkisime sellest, kellele me teeme, kus turul me teeme, mida me teeme, millised olid 2021. aasta tulemused, liigume nüüd käesolevasse aastasse, mis on kindlasti väljakutsete rohke, põnev, me oleme ärevil ja me teeme innuga. Mis on meie fookus? Meie fookus on nõudluse jätkuv taastumine. Meil on ülioluline see, et riikidest, kus me teame, et potentsiaalselt on kõige kiiremini külaline tulemas, külastaja tulemas, me aktiveeriksime need riigid ja see ongi praegu kõige olulisem, saada tagasi endale need turud, mis potentsiaalselt võiksid olla meie jaoks kõige siis rohkem raha toovad. Selleks me peame olema väga paindlikud, me peame suutma oma tegevusi kiiresti aktiveerida, vajadusel kiiresti ümber mängida, kiiresti maha võtta, vajadusel intensiivistada, vajadusel natuke tagasi tõmmata ja kindlasti saada aru ka, mis on muutunud võrreldes COVID-eelse ajaga siis külastajate soovides, harjumustes ja nii edasi. Me peame väga kiirelt reageerima, me peame olema paindlikud, loomulikult tegema koostööd, seda me teeme väga aktiivselt ka näiteks nende ettevõtetega, kes meile külastajad toovad sellest liinifondist natuke hiljem. Me peame samas olema seal, kus on meie klient, ehk me peame olema digis tugev. Ja peame suutma ka teha tegevusi, mis on suunatud nendele inimestele, kellel on tänapäeval väga palju raha, et reisida, kellel on soov reisida, aga kes võib-olla ei ole ise nii tugevad digis. Ehk jätkame ka traditsiooniliste tegevustega. Nii, ja kuidas me seda teeme? Juba 2 aastat oleme võtnud endale sellise 4-astmelise turundustegevuste mudeli, kus läbivalt on meil jooksvad turu- ja teemapõhised tegevused ja jooksvad turgude ülesed tegevused, mille juurde ma ka kohe lähen, kus räägin ka nendest 11 sotsiaalmeediakanalist. Meil on tegevused, mida saab kiiresti aktiveerida ja maha võtta, meil on väiksemad eriprojektid ja meil on suuremad tegevused ja suuremad eriprojektid. Lähen siis kõigepealt esimese turuna siseturismi juurde. See on paljudele meile asi, mis on viimased 2 aastat hoidnud ettevõtteid kuidagi elamas, kui välisturisti, väliskülastajad polnud. Ja mis on need siseturismi jooksvad tegevused, mida me siis teeme? Puhka Eestis veeb nii turismiprofessionaalile kui ka siis lõpptarbijale, eestikeelne Facebook, kus meil on turismiprofessionaalile Visit Estonia blogi või Puhka Eestis sotsiaalmeediakanal siis lõpptarbijale. Ja 2022. aastal koos Eesti Lauluga avasime ka siis eestikeelse YouTube'i kanali. Uudiskirjad nii lõpptarbijale kui turismiprofessionaalile. Kindlasti, kui te ei ole veel täna turismiprofessionaali uudiskirja saaja eestikeelses, kindlasti registreeruge selleks, seda saab teha Puhka Eestis veebilehel. Eestikeelne digiturundus, see on meil jooksev tegevus, pidev meediasuhtlus, väga aktiivselt käima läinud asi. Meediasuhtlus tähendab ka näiteks seda, et me teeme täna ka Eesti meediale mingitel teemadel nõndanimetatud harimist, teeme neile tootetutvustusreisi ja nüüd, kui me räägime siis pressireisidest, saabki öelda, et täna me valikuliselt teeme ka Eesti meediale juba seda. Multimeedia tootmine ja levitus, Puhka Eestis brändi nähtavus,
B2B poole pealt, siis sektoripõhised webinarid, koolitused ja koostöötegevused sihtkohtade liitudega, EAS-i eriüksustega ehk siis ühendorganisatsiooni erinevate üksustega, ministeeriumitega ja riigiasutustega. See on Eesti-sisene jooksev tegevus, mis on iga päev meie päevaplaanides. Nüüd te kindlasti olete märganud erinevaid kampaaniaid, mida Puhka Eestis brändi alt teeme siseturismi edendamiseks. Võib-olla kõige rohkem on meeles jõulude ajal eetris olnud siis Kingi aega kampaania. Kingi aega kampaania, mis on seal kirjas 3. seda me teeme sellel aastal aasta läbivalt. Enne igat olulisemat tähtpäeva, olgu ta siis sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, vanavanemate päev, meestepäev, me kusagil 3 nädalat enne seda tähtpäeva aktiveerime oma reklaamidega, Kingi aega erivisuaalidega siis kampaania digisotsmeedias ja kutsume taaskord inimesi teineteisele aega kinkima, oma lähedastele aega pühendama ja kinkekaardi keskkonda kasutama. Aasta lõpus taaskord on plaanis Kingi aega kampaania jõulueri teha, seda juba siis taas suuremalt ja võimsamalt. Tegime koostööd Eesti Lauluga 2022. aastal, need kaunid videopostkaardid, mis siis tutvustasid lauljaid. Nende osas siis saime ka meie need õigused, neid materjale kasutada ja Eestit siis veel rohkem sisetarbijale tutvustada. Märka-märki kampaania lõpeb sellel nädalal, see on nüüd kestnud 2 kuud ja on kutsunud siis üles inimesi märkama vastutustundlikke märgisega ettevõtteid. 2 suve tagasi me tegime veebilehe, mis oli kohad minu ümber meil märksõnaga, ehk kui sa viibid kusagil, siis väga mugavalt pakub sulle sinu nutiseade, milliseid toredaid kohti ja tegevusi võiksid veel enda ümber avastada, ka seda praegu korrastame. Siis on meil turunduse eriprojektid ja väiksemad kampaaniad Eesti turule, nagu kevad- ja sügismängud, rohkem sellist inspiratsioonisuunaga. Ja kommunikatsioon, seda ma juba enne mainisin, aga lihtsalt ka teadmiseks, et me iga nädal kommunikeerime siis ka Eesti reisiteemadest huvitatud ajakirjanikele, mida ägedat võiks sel nädalavahetusel Eestis siis ette võtta. Nii, see on siis siseturism. Välisturism, kohe varsti saab Agnia juba valmis. Juba mainisin, et COVID-eelsel ajal oli 60% meie siis välisturisti tööbimistest tulid Soomest, Venemaalt, Lätilt ja Saksamaalt. Tegi ka Arenguseire Keskus 2020. aastal ühe sellise hea ülevaate uuringu, analüüsi, kuidas iganes me seda nimetame, kus ka tõdes, et viirusekriis pani mõistma naaberriikide inimestel teenuste müümise olulisust. Kindlasti olete ka oma ettevõtetes seda märganud, et eriti oluline on see, et naabrite juurest me teame, saab tulla suhteliselt kerge vaevaga, isegi siis, kui lennuliiklus on võib-olla mitte veel nii valmis taasturismiks ja naabrid on meile olulised. Meil on ka välisturismis olulised siiski loomulikult kõik transpordiühendused, mis toovad meile välisturisti siia ja olgu see siis lennuliinid, ligipääsetavus maismaad mööda või merd mööda, need turud, kust see on tagatud, on meile olulised. Ja üks asi, mis kindlasti ka veel on 2022. aasta märksõna, on laiema mõjuga projektid. Need ei pea olema alati kallid, kuid me otsime neid võimalusi, nagu eelmisel aastal avanes meil koostöös aukonsuliga ja Välisministeeriumiga näiteks kuvada siis Eestit kui turismisihtkohta ja selle ägedaid videoid siis erinevate Ameerika linnade siis peaväljakutel. Nüüd taaskord tuletan meelde, kuidas me tegutseme 4-astmelise turundusplaaniga täpselt samamoodi välisturgudel. Meil on jooksvad tegevused, meil on tegevused, mida kiiresti aktiveerida, väiksemad sorti turundustegevused ja suuremad tegevused. Nii, jõuamegi nüüd küsimuseni, millised on meie siis kanalid. Kõigepealt on meil keelepõhine visitestonia.com, teile kindlasti tuttav. Tänaseks tegelikult siis on ta juba rohkemates keeltes kui aasta tagasi
ja me tekitame sissepääse Visit Estonia.com-i ka veel sellistes keeltes, mida meil ei ole aastaid olnud, nagu näiteks leedu keeles või poola keeles. Olgu selleks siis nõndanimetatud sisseviskaja artikkel, miks poolakad võiksid tulla Eestisse sõbrapäeva veetma või leedukatele suvine inspireeriv sisseviskamislehekülg, kus me siis reklaamidega toome justkui leedukeelsesse Visit Estoniasse lugejad ja sealt edasi juba ta liigub edasi inglisekeelse sisu peale. Ehk et ka visitestonia.com annab meile võimaluse mitut moodi siis lisaks põhikeeltele, mis seal jooksvalt on, ka eri keeltes nõndanimetatud sisseviskaja olla. Keelepõhine sotsiaalmeedia, Facebook, Kontaktje, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, WeChat, Weibo, Douyin, Videohub. Need on meil siis kõik need, millega me ise tegeleme ühest otsast, millega tegelevad meie sisuloojad, näiteks Facebooki eri keeltes ilmselgelt meie tiimis Dagmar või Leeni ei halda, sest nad paraku ei oska neid keeli kõiki, mis on, kuid selleks on meil sisuloojad, kes siis igapäevaselt tegelevad näiteks meie rootsikeelse, meie lätikeelse või mõne teisekeelse sotsiaalmeediakanaliga ja ka visitestonia.com selle keelelise sisuga. Lõpptarbija uudiskirjad, täna soome, saksa, vene ja inglise keeles. Google'i võrgustiku reklaamid, taaskord juba täpselt samamoodi mainisin ka siseturismi tegevuste, jooksvate tegevuste juures, ehk et igapäevaselt tegeleme visitestonia.com search engine optimizationiga, ehk siis, et oleks leitav visitestonia.com kui riiklik turismi infoportaal, otsingumootoritest ja oleks hästi leitav. Ja samuti Google'i reklaamid, siis nii otsingureklaamid kui ka taasturundusreklaamid, kuid kes on natuke turundusega taas kokku puutunud, teab, et Google on peagi tegemas sammu muudatust, ei luba enam nii kergelt taasturundust teha, kuid kõik turundajad otsivad praegusel hetkel lahendust, kuidas ikkagi pakkuda võimalust siis paremini turundada inimestele, kes sellest turundusest ka huvitatud on. Kommunikatsioon, meediasuhtlus ning pressireisid ajakirjanikele, räägime siis lõpptarbija turunduse vaates, kommunikatsiooniagentuurid, kes meil välisturgudel aitavad leida häid ajakirjanikke ja läbi viia kommunikatsioonitegevusi ehk meie sõnumeid levitada ja meediasuhtlus igapäevane, siia alla käivad ka siis meil mõjuisikud ja mõjuisiku sellised pressitegevused ja mõjuisikute siis toomine Eestisse on kindlasti ka teema, millega tegeleme sellel aastal aktiivsemalt. Multimeediamaterjalide tootmisest rääkisime, fotod, videod, meie jooksev tegevus, Visit Estonia väljapaistvus Eestis toimuvatel suursündmustel, väga oluline taaskord, ja temaatilised meie põhiteemadel siis loodus, kultuur, toit, kõiksugused võrgustiktegevused, et Eesti oleks nähtav ka natuke võib-olla spetsiifilisemates kanalites, nagu näiteks maailma kõige populaarsemas klassikalise muusika ja tantsu veebilehel nimega Pahtrak, kus inimesed, kes on huvitatud klassikalisest muusikast ja tantsust, lähevad otsima endale reisi motivatsiooni ja põhjusi. Selliseid väiksemaid nišistumaid või huvipõhisemaid võrgustikkanaleid, kus me püüame Eesti nähtavaks teha, on meil mitmeid. See on meie jooksev aastaläbine tegevus, mis on teemapõhine. Samuti siis näiteks Spaflix, mis oli ka toodud videos, et kui me räägime, et jah, meil on loodus, kultuur ja toit, siis tegelikult on meil veel mitmeid teemasid, mida me fokusseeritult suuname sellest teemast huvitatud inimestele, turundame seda kaudu. Või näiteks võtame golf, me teame, et golf näiteks on väga oluline reisimotivatsioon Soomes ja see on ka asi või teema, millega me Soome turul tegeleme. Ehk tegelikult lisaks loodusele, kultuurile, toidule on meil veel ka teemasid, mis me niimoodi suunatult ja sihitult tegeleme. Tulid mulle märku andma, et läks juba pikale. Mõistan. Nii, palun.
Sa ju tead, Heili, ma olen alati valmis Eesti eest väljastuma igas olukorras, igal turul. Aga jaa, siis meie äriturunduse jooksvad tegevused, mina olen enda jaoks neid lahti mõtestanud justkui sellisesse kahte gruppi. Et üks osa meie tööst on see, et me tahame tuua koju siia teile nii palju olulist infot kui võimalik, et te saaksite oma äriotsusi ja oma igasuguseid plaane teha selle teadmisega, et te teate, mis sellel turul toimub, mis seal sobib, millised kitsaskohad seal on ja nii edasi. Me teeme kõik selleks, et teil oleksid need allikad ja info kättesaadav, et te teaksite ja oskaksite paremini ka oma tööd korraldada. Ja teine osa on see, et me viime kõike seda head, mis Eestis on, välismaale ja tutvustame seda erinevatel turgudel natukene erinevalt. Me räägime sellest, miks Eesti üldse ja kuidas siia saada ja mis siin teha. Need on sellised nagu kaks erinevat poolt. Ja sellest esimesest poolest, nagu ma juba enne mainisin, on meil turupõhised profiveebid. Seal siis reisikorraldaja saab up-to-date infot kohe kätte. Lisaks sellele on meil ka valminud ja nüüd ka update'itud sellised sihtturgude one-pagerid. Me mõtlesime kunagi mõned aastad tagasi, et one-pager on piisavalt pikk, aga samas piisavalt lühike, et igaüks saab seda ennast huvitava turu kohta läbi lugeda. Need on elus nii-öelda dokumendid, nad on üles laetud samuti meie veebi, aga neid me pidevalt update ime vastavalt olukorrale, vastavalt uutele andmetele, mida me saame. Sealt te siis leiate sellise eesmärk, ka kommunikatsiooni eesmärke ja sõnumeid ja ka natuke ka sellest turistiprofiilist, mis sellel turul tegutseb ja kes reisima tahab minna. Nii et need on sellised lühikesed ja head, võib-olla ka isegi nagu selline alguse punkt, kui üldse ei tea, mis riikis turiste võiks enda juurde meelitada. Müügivisiidid ja kliendikohtumised ka virtuaalsena. Jällegi tänu koroonale on see virtuaalne kohtumine nüüd nii kerge, et see teeb ka erinevate kontaktürituste nii-öelda sellist kohale mitte ilmumise protsenti selles mõttes madalamaks. Vanasti kontaktüritusele registreerus 100, aga oletame, et tuli 80, sest osad ei saanud. Siis tänapäeval võib juhtuda sama, aga see inimene kirjutab juba ette ära, et ma ei saa koha peale tulla, aga kas oled nõus kohe seal samas tegema seda Zoomi või seda Teamsi või sätime mõnda teist aega. Nii et kõik need kontaktid jäävad meile kätte ja me saame nendega ühendust. Nii et see virtuaalmaailm kindlasti jääb ja see on tegelikult väga mugav. Me oleme koondanud tõesti seda erinevat infoturgude põhiselt ja teeme ülevaateid teile, Eesti ettevõtetele ja turismisektorile. Profi uudiskirjadest me juba rääkisime, need on tõesti väga heal tasemel ja lähevad välja meilt regulaarselt. FAM-reisid ehk tootetutvustusreisid, nende aktiveerimine on nüüd ka meie prioriteet, sest kohe-kohe kevad ja ilus suvi ja Eestis on ju väga mõnus puhata just sellel. Ja kui see läbi saab, vahepeal saab üritusi nautida ja spaas mõnuleda ja hästi süüa ja siis on juba talv ja siis on jõuluturg ja siis on jälle selline talvine muinasjutt neil pakkuda. Ja tegelikult Eesti on aastaringne sihtkoht ja sellest me ka igal pool räägime. Kindlasti teeme sektoripõhiseid webinaare, erinevaid koolitusi, infotunde, nagu ka täna siin. Me nõustame turgude reisikorraldajad, nad päriselt ka küsivad meie käest sagedasti, mida nüüd võiks teha ja kuhu viia, kui see on tehtud. Andke veel ideid, pakkuge veel midagi. Väga tihti on esimene asi, mida peale kohtumist küsitakse, on, kas te saaksite saata näidisprogrammi. Et kui ma tahan Inglismaalt või Saksamaalt turisti tuua, et kuhu ma teda võiksin viia. Et neid me oleme ka erineva nurgal ja erineva teemapõhiselt kokku pannud ja edasi saatnud. Ja mõned oleme ka üles laadinud näidisteks ka meie profi lehele. Turupõhised süvaintervjuud, ma tean, et Piret Kallas hommikul rääkis nendest andmetest, mida me oleme sealt kätte saanud, aga ma tahtsin võib-olla korra veel siin peatuda nendelt, sest need süvaintervjuud tegelikult olid tehtud meie turujuhtide poolt. Et see ei olnud keegi võõras inimene, kes küsitles neid
korraldajad, aga päriselt see inimene, kes turuga toimetab. Ma arvan, et see kindlasti andis palju rohkem usaldusväärsust ka sellele reisikorraldaja, et ta vastas ausalt ja need tulemused on tõesti meie töös väga kasulikud. Et tõesti, meil oli partner, kes aitas neid vormida, aga üldiselt ikkagi tegi seda turujuht, sai iseennast update itud ja jagame neid teadmisi ka teiega. Ja kindlasti siin ta on küll viimase punktina, aga ta ei ole kindlasti viimasel kohal, on koostöö transpordiettevõttega. See on tegelikult meie A ja O, et teate isegi, et sihtkoht võib olla üliäge, aga kui sinna mitte kuidagi kohale ei saa või peab mitu korda ümber istuma, siis mõtled ikka 2 korda, kas lähed. Ja koostöös transpordiettevõtetega ja mida me oleme nagu nende aitamiseks ja ka nagu nende lennuliinide arendamiseks teinud, siis räägin edaspidi ka. Ja üks teema, mida pigem lihtsalt siis markeerin, oli see, kui see ülemine oranž riba olid need jooksvad tegevused, mis kogu aeg toimuvad, iga päev, olgu ta vabariigi aastapäev, olgu ta jõulud, see on meil kogu aeg ongoing igal ajahetkel, siis teine kast või üks väiksem kast seal all oli siis turundustegevused, mida saab kiiresti aktiveerida ja kiiresti maha võtta. Need on sellised meie tööriistakastis olevad igihaljad materjalid näiteks, meil on sadu videosid, olgu näiteks 2 aastat tagasi toodetud Estonian Way 65 erinevat Eesti elamusvideot, olgu sisuloojate sellel suvel toodetud videot sihtkohtadega koostöös, olgu meie reklaammeedia ja muude hankepartnerite poolt loodud meile erinevad temaatilised videod, et meil on kogu aeg materjali tegelikult, mida me saame kiiresti paisata meediasse või kiiresti paisata turunduskanalitesse ja seda siis rahaliselt võimendada, sihtida vastavale sihtgrupile ja kiiresti tegutseda sellega. Siis kõiksugused, igasugused sotsiaalmeedia tegevused, ja ka uudiskirjade liitumise võimendavad tegevused, igasugused sellised tegevused, kus me saame endale mitte lihtsalt inimest listi, vaid me saame endal Eestist huvitatud inimest listi. Ja kuidas me seda tagame? Me tagame seda sellega, et selleks, et inimene saaks liituda uudiskirjaga, ta peab andma nõusoleku, ehk ta peab tegema natukene pingutust, tegema selle linnukese, et ta tõesti päriselt soovib liituda. Meie uudiskirjade avamise protsent on väga suur ja ka sealt läheb väga palju materjali meil välisajakirjanikele, välismeediasse, kust omakorda sünnivad küsimused meie välismeedia tööperele, et rääkige sellest või tollest lähemalt. Teine pool, mis on ka siis kiirete tegevustega, on see, et COVID-i ajal eriti said meie turujuhid siis B2B poole pealt kiirete müügiedendustegevustega tegeleda, ehk kui oli vajadus, võimalus kiiresti just nimelt tänu Teamsidele, Zoomidele kokku kutsuda turuinfopäev ja informeerida, et näete, kohe-kohe läheb turg lahti, need on meie uued asjad, tulge, proovige, tehke. Ehk et jah, meil on mõningane Teams või Zoom fatigue, väsimus, siis siiski on see meie jaoks kiiret müügitegevust võimaldav kanal. Väiksemad eriprojektid, ka nende peal ma pikalt ei peatu, need on just nimelt igasugused inspireerivad asjad, mida me toodame jooksvalt, küll siis advendikalender, mida te võib-olla teate, meie tavapärased viktoriinid, aga miks mitte ka sellised tegevused, mida me teeme koostöös mõne huvigrupiga, olgu see siis, nagu ma enne mainisin, golf Soome turul, koostöö siis Eesti golfiväljakute ühendusega või olgu see näiteks muuseumidega koos toodud pressireis Lätist ja Leedust, mis eelmisel aastal oli väga populaarne ja tõi väga häid kajastusi Eesti muuseumide kohta. Need on need näited, mida me peame väiksemateks projektideks B2C suunal siis. Teate ka ilmselt, et
rattamarsruutide leht näiteks Visit Estonia keskkonnas sai valmis. Seda levitasime lähiturgudel, kus me teame, et on huvi võib-olla sellist matkamistegevust Eestis jalgratastega teha. Mainisin juba näiteks ka sel aastal juba eetris olnud siis Poola sõbrapäeva kampaaniad. Need on need, mida me nimetame meie mõistes siis väiksemateks tegevusteks. Mõned näited siis meie väiksematest tegevustest, et need on siin loetletud. Travel Talk päevad Saksamaal ja Austrias veebruaris ja aprillis. Näiteks endiselt toimub online'is Nordic Marketplace, kus saab siis jälle üle maailma kontaktvõrgustikku laiendada. Oleme erinevates riikides ka Anturi liikmed, jällegi seal saavad kokku kõik turismiametid ja vahetavad omavahel infot ja mõtleme koos, kuidas siis seda turismi taaskäivitada. Näiteks 5 riigi workshopid, mida me oleme teinud, algas see tegelikult Suurbritannia turul, see aasta tegime 12. korda. See on siis selline Eesti, Soome, Fäärisaarte, Islandi ja Gröönimaa kummaline kooslus, aga toimib väga hästi, sest otseselt ei konkureeri, samas justkui mingeid sarnasusi meil on, et nüüd oleme teinud ka Belgias ja Hollandis. Oleme ka osalenud Ameerika reisikorraldajate kontaktüritusel. Miks ma võib-olla seda toon esile, et muidu nende kontaktide ja nende tootejuhtide ja omanikega kokku saada või neid leida, nende andmeid on päris keeruline. Aga kui sa oled ühe organisatsiooni liige, siis sul on ligipääs nendele, siis sa pääsed nendega jutule. Ja kui sa ei saa nendega ametlike kohtumisi laudade taga, siis õhtuti sa pääsed ikka kuidagi nendega jutule. Ja siis Eesti alati paistab silma. Ja siis alati tuleb see äratundmine. Estonia! Ja see on väga hästi tehtud võib-olla Heili B2C tiimi töö, et Eestit ikkagi nähakse ja Eestist tehakse. Ja sellised nad on erinevatel turgudel, erinevad projektid ja turujuhid siis toimetavad nendega. Ja nüüd ma kutsuksin lavale hea meelega Malle, kes räägib natuke põhjalikumalt B2B tegevustest Soome turul. Ma korra ütlen, et nüüd me tegelikult peatume Soomel päris mitu minutit. Ehk et lihtsalt tuua teile näiteks ühe turu põhjal, milline võib olla meie siis tegevuskava, mis juba eelnevatel slaididel läbi ei käinud per turg. Et toome Soome näite, nüüd korrutame selle 19-ga ja siis saame tegelikult aru, et jah, mõndadel turgudel suuremal, mõndadel turgudel vähemal määral, Soome kindlasti kõige intensiivsemalt ja aktiivsemalt, aga need on siis per turg võivad olla ühed meie tegevused. No nii, tere, mina olen Malle Kolnes, toimetan Soome turul B2B partneritega ja mul on ääretult hea meel täna siin rääkida ja füüsiliselt kohal olla. Nagu minu head kolleegid on toonud juba siin välja päris palju tegevusi, mis me erinevatel turgudel teeme, siis nüüd 3 slaidi vältel ma räägin just B2B tegevustest ja keskendun võib-olla kõige suurematele. Mida koroonakriis meile on andnud ja muidugi soomlastel on reisimine olnud üsna tagasihoidlik, nad on oma kodumaal olnud ja nii ka reisikorraldajad on Eestis täna, ütleme, 2 aasta jooksul vähem liikunud ringi, aga see ei tähenda seda, et meie suhe ja meie kontakt reisikorraldajatega oleks kuidagi väiksemaks jäänud, tagasihoidlikumaks jäänud. Ma ütleksin, et see on vastupidi. Täna meil on kontakt reisikorraldajatega sealpool lahte tänu digilahendustele parem kui kunagi varem ja saame nendega tõesti igapäevaselt ja väga detailis asju rääkida. Ja veel kord üle rääkides, et kes siis on need partnerid, kellega me Soome turul toimetame. Need B2B partnerid, laevafirmad on number 1. Meil on suurepärased 3 laevafirmat, Viking Line, Eckerö Line, Tallink, Helsingi-Tallingi vahel sõitmas. Ja nagu te teate,
suve hakul Tallink toob ka päris uue laeva MyStar Helsingi-Tallinna liinine, mille tõttu see liin saab veel rohkem jällegi soomlastele meelde tuletatud ja tähelepanu. Siis muidugi reisikorraldajad ja meil on väga suured vaalad reisikorraldajad, kes seal toimetavad. Reisikorraldajate kaudu me jõuame ka korporatiivklientideni ja Soomes eraldi nähtus on rühmakogujad, ehk siis valdavalt on nad või vanema generatsiooni esindajad, nad on kuskil ühe liidu, ühenduse, MTÜ eestvedajad, nemad koguvad kokku pundi reisihuvilisi oma sellest liidust, viivad need reisikorraldajatele ja reisikorraldajate fikseerivad siis neile selle reisi ära. Reisikorraldajad teevad päris palju tutvumisõhtuid, infoüritusi just nendele rühmakorraldajatele ka. Meie otse ei saa nendega teha, küll aga kui me teeme koostööd reisikorraldajatega, siis me jõuame ka nendeni. Siis on reisibürood ja just millest Agnia viimati rääkis, on olulised ka võrgustikud. Visit Estonia kuulub alates 2020 novembrist Soome turismialaliitu, selle nimi on SMAL. Olen selles võrgustikus kogu aeg sees ja saan sealt väga tänuväärset infot. Nii, ja nüüd nendest üritustest, mida on hea praegu esile tõsta. Ehk siis, nagu minister juba hommikul mainis, on meil Soomes tulemas meediale ja reisikorraldajatele infoüritus märtsi keskel. Järgmiseks on suuremaks projektiks Mida kuulub Viron veebiseminarid, mida me ka eelmine aasta koostöös regioonidega väga edukalt tegime. Ja need kuupäevad on nüüd paigas, osa regioone ma olen jõudnud juba läbi helistada ja ajad fikseerida, osadega on see kokkulepe veel tulemas. Täna kõik üritused ja projektid, mida me siin presenteerime, on tänase hetke seisuga. Rõhutan, et need kindlasti jooksvalt tuleb sinna uusi projekte ja tegevusi juurde. Nagu ka eelnevalt mainiti, siis tootetutvustusreisid on see kõige efektiivsem vahend reisikorraldajatega suhtlemiseks. Tänasel hetkel on neid plaanis 6, aga kindlasti lisandub juurde. Iga sügisel korraldame workshopi Eesti ettevõtetele ja Soome reisikorraldajatele ja muidugi siis aasta lõpupoole on tulemas ka juba siis ettevalmistused turismimess matkaks 2023. Täna Visit Estonia on välja öelnud, et me osaleme seal ühistendiga ja loomulikult hoiame siis kõike neid teisi Eestist osalevaid ettevõtteid ja organisatsioone koos, et Eesti oleks seal ühiselt nähtav. Nüüd, nagu ma mainisin, reisikorraldajad on meile väga olulised ja iga turujuht, kes meil toimetab, ma arvan, tema kõige suurem missioon on võidelda selle eest, et reisikorraldajad oleks informeeritud, et nad oleks inspireeritud, et nad teaksid, mis on Eestis toimumas ja et nad oskaksid õigesse kohta oma kliente tuua. Mistõttu me teeme ja osaleme päris paljudel reisikorraldajate üritustel. Olen siia välja toonud nüüd tänase hetke seisuga need olulisemad ja need, mis on praegu kuupäevaliselt paigas, ehk siis koostöö matkapoegadega, Pohjola matkadega, Igaliste reisibürooga oli eelmisel slaidil. Aga meil on ka oluline see, et me saame neid uusi kontakte ja seetõttu on siin praegu kirjas ka 2 workshopi. PR-agentuuri Aviareps workshop ja siis Soome turismiala liidu SMAL-i workshop ja tegelikult isegi workshopi tuur, kus on Helsingi ja 2 muud linna. Meil on oluline olla kohal ja olla abiks nendele reisikorraldajatele, kui nad räägivad Eestist kui sihtkohast oma klientidele ja tõesti osaleda kliendireisidel, infohommikutel ja ka teha siis erinevaid loenguid, et korporatiivpartneritel on mul siin praegu 2 loengut soolas, nii et neid muidugi tuleb päeva jooksul ja kogu aeg juurde. Nii, aga siis need igapäevased turutegevused.
ehk me oleme lansseerinud, nüüd Covid andis hea võimaluse selleks, me oleme lansseerinud laevafirmadega igakuised kohtumised, seal osalevad Soome-poolsed esindajad, kes siis päriselt tegelevad turundamisega ja kommunikatsiooniga Soome suunas. See on hästi tänuväärne formaat, me nimetame seda päivakahviteks ja igaüks saab siis seal rääkida olulisi uudiseid. Me oleme kaasanud ka sinna Eesti turismifirmasid ja alaliite, Killu Maidla siinsamas mul istub, on käinud meil seal esinemas, et me proovime läbi laevafirmade seda võrgustikku suuremaks tõmmata. Esimest korda Soome turul on tulemas ka B2B kontaktide kogumiskampaania, mida me teeme PR-agentuuriga Milton. Oleme nähtavad Soome profimeedias, neid on täna 2, Ikkunapaikka ja Matkaviikko. Ja loomulikult siis igapäevane töö nende uudiskirjade ja profiveebiga, millest täna on juba palju juttu olnud. Ütlen siinkohal, et Soome profi uudiskirja saajaid on 550 ja iga siis eelmisest aastast, kui me lansseerisime profi veebi soome keeles, on seal olnud 12 000 unikaalset page view'd. Lõpetuseks, kuidas me siis teame, et me teeme õigeid asju Soome turul või ka teistel turgudel, siis hästi oluline, Soomes on hea, saab kohe otse küsida. Juunis 2021 tegime süvaintervjuud Soome reisikorraldajate seas, viisin neid ise läbi ja sain kinnitust, et need tegevused on need, mis reisikorraldajaid aitavad. Visit Estonia sai ka väga palju kiidusõnu meie partneritelt, nad ütlesid, et eestlastega sujub kõik hästi, teised visitiorganisatsioonid ei ole nii aktiivsed nende suunas. Ja kui me täna peaksime vastama küsimusele, et kuidas reisikorraldajatel ja Soomes üldse läheb, siis lühidalt ütlen nii, et peale seda, kui kadus ära Soomes piirikontroll, ehk siis jaanuari lõpus, ütlevad reisikorraldajad ja laevafirmad, et broneeringuid tuleb järjest juurde, see on hoogustunud. Nii et panen kõigile südamele, võtke oma kontaktidega ühendust, olge nende poole aktiivsed. Tulemus on lihavõtted, kui soomlastel on 4 vaba päeva, see on väga pikk nädalavahetus. Juba mõelge ka jõulude pakettide peale ja olge aegsasti oma pakkumistega nende infoväljas. Soomlasi võib ka õnnitleda nende suurepärase olümpia puhul. Nad said ju mega tulemuse ja jäähokki oli kindlasti see, mida 70 aastat seda olümpiat võitu oodati. Olgem soomlastega aktiivsed. Annan puldi edasi. Aitäh! Aga see pole ilmselgelt Soome suunal kõik, sest Soomes täpselt samamoodi nagu Malle töötab väga usinalt B2B kontaktidega, tegeleb B2C ka lõpptarbijaga ja Soomes on palju neid lõpptarbijaid, keda me tahame informeerida, aktiveerida ja Eestisse külla kutsuda. Praegu käib meil spa-kampaania, sest teatavasti õues on pime, libe ja natuke kole ja mis saaks olla veel parem, kui kutsuda soomlasi Eestisse mõnulema spaasse. Loodan ainult, et on kohti vabasid, kuhu soomlane perega saab tulla ja nautida kõike seda mõnusat kvaliteetset spa-elamust, mis Eestil on pakkuda. Aasta läbi teeme Soome suunal, välja arvatud siis enne suvist koolivaheaega, aga aasta läbi, mis on siis Soomel on eri aegadel, eri kohtades koolivaheaeg. Nii et kord saame Helsingi suunal koolivaheaja kampaaniat teha, kord saame Turu suunal teha ja koolivaheaja kampaaniad aasta läbi meil on taas kord circa 3 nädalat enne koolivaheaega, sest booking window või otsustus window, aken, vabandust, ingliskeelsed sõnad tahavad vägisi suhu tulla. Otsustusaken on tänapäeval Soomest tulijal päris lühike, ta teeb kiiresti otsuse, et tahan just sel või tollel nädalavahetusel Eestisse tulla. Nii siin ütlen etteruttavalt, et nii Soome kui Rootsi turul on meil märtsi teises pooles, pigem märtsi lõpus,
algamas üks päris suur, põhjalik ja korralik ja suure rahaline Eesti kui toiduturismi kampaania. Selleks oleme appi palunud lisaks oma Eesti loovagentuurile ka kohalikud agentuurid Rootsist ja Soomest, kes töötavad välja meile just sellele turule siis kohalikku know-how'd väga hästi ja sellist, ütleme, reklaamikeelt, turunduskeelt tundvad agentuurid, kes siis aitavad loovkontseptsiooniga. Nüüd mainisin ennem, et me ei ole ka traditsioonilist meediat unustanud ja traditsiooniline meedia siis võib-olla selline, et kui inimene päris nagu digi ei soovi kasutada, soovib hoopis printmeedia väljaannet kasutada, siis sel aastal aprillis ja mais tulevad meil Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus kõik erisisulised Eesti eri lehed, kohalike siis populaarsemate päevalehtede, nädalaajakirjade ja ka digiplatvormide peal siis needsamad artiklid. Ehk täna veel on otsustamisel 8 kuni 16 lehekülge eri väljaannetes, eri riikides, nõndaviidud Eesti eri ja Soomes saab see ilmselt kandma nime Lähteviron on see naika, mis on inspireeritud siis meie üldistest teemastrateegiatest Visit Estonia, It's About Time ja saab olema selline lustakas ja tore ja inspireeriv siis vaheleht Eesti kohta. Meil on tulemas ka Tallinna, Tartu ja Pärnu videote sellised 3-minutilised videod, millega me püüame ja soovime kõnetada nooremat sihtgruppi. See tegevus on seotud ühe Soome VIP-seltskonnaga, kes peaks kõnetama noori inimesi. Kahjuks ma ei saa seda teile täna paljastada, kellega me koostööd teeme ja kuidas me teeme, sest ka turunduses on ühed parimad asjad need, mis on võib-olla natukene salajased, natuke varjatud, ehk et varem või hiljem saate teada, kuid elame selle päevani siis. Ise ootame sellelt tegevuselt väga palju. Sügiskampaania on meil küsimärgiga, sest me ei tea, millal me täpselt seda teeme ja me ei tea veel täpselt, mis on see põhifookus ja natuke oleneb ka mõnest teisest asjast, millest ma taaskord eriti rääkida ei saa. Aga pean siinkohal ütlema, et eks teil tuleb natuke usaldada ka mind ja meie meeskonda nendes asjades. Koostöökampaaniad Liinifondi raames, jõulukampaania kindlasti, no kui eelmine 2021 lõpus juhtus kahjuks paraku selline asi, et meil oli suur turgudeülene jõulukampaania Step Inside a Fairy Tale plaanis. Tahtsime teha 2 kuud kõikides otseühenduse sihtkohtades, olgu ta laev, olgu ta rong, olgu ta lennuk, olgu ta jalgsi, olgu ta autoga. Paraku COVID-i olukord haiglates Eestis oli päris keeruline ja meil õnnestus teha seda kampaaniat vaid väga loetud kuu aega, 25 päeva enne jõule, mis küll, ütleme, see booking window lähiturgudelt on lühike või see otsustus ja broneerimise aken, aga võib-olla jah, jõulu ja jõulueelse ja aastavahetuse sellised otsused siiski saab mõjutada natuke pikemalt ette. Ja muu inspiratsioon, jooksvad tegevused Soome turul, nendest juba enne siis ka rääkisime. Ja et sellest veel ka ei piisa, eks ju, et Soome turg on meile niivõrd oluline, siis on meil ka kommunikatsioonitegevused siin välja toodud. Praegu teadaolevalt 5 pressireisi esimeses kvartalis, pressireisid on olulised, nende hulgas ka telesaateid, nende hulgas ka Soome turu mõistes väga olulisi väljaandeid nii digis kui prindis. Siis sisuturunduskoostööd on meil enne suvehooaega samuti plaanis, Insertist juba ka rääkisin. Teeme koostööd ka temaatiliste väljaannetega Soome turul, et kui Malle siin nimetas B2B meediaväljaandeid Soome turul, siis on ka B2C ehk lõpptarbija suunalisi, reisiteemalisi ja meelelahutuslikke väljaandeid. Ja ütleme ka toiduturismi osas on mitmeid projekte veel soolas ja nagu Mallegi ütles, need, mis me siin täna räägime, on täna ehk veebruarikuus teada olevad. Ja kindlasti aasta lõpuni on veel asju rohkem veel.
Nii, Soomega saime hetkeks ühele poole. Meie aeg on 10 minutit jäänud. On meil natuke rohkem kui 10 minutit jäänud. Piret noogutab, sest ta juba teadis, et me räägime nii pikalt, et ta annab meile tegelikult pool tundi veel aega. Ta lihtsalt meile ei ütle seda, et me saame veel pool tundi. Ma siin ükshaaval neid välja tooma ei hakka, kuid ütlen, Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Lätis on meil sel aastal plaanis suuremahulised, kallihinnalised, Eesti mõistes, kampaaniad. Natuke väiksemas mahus Leedu ja Poola turul. Jooksvad kampaaniad aasta läbi, nagu rääkisin koolivaheaja kampaaniast, Soome, Läti ja Leedu turul. Spaflixi kampaania, kuna iganes võimalik, need materjalid on meil valmis, aktiveerime ja teeme kampaaniat. Insertidest rääkisin Läti, Leedu, Soome, Rootsi suunal ja sisuloome kommunikatsioonikoostöö kampaaniad on meil ka jooksvalt sündimas meie jaoks olulistel turgudel. Et ühe sõnaga, kui me võtame nüüd mõned slaidid tagasi, kus ma näitasin teile seda esimest gruppi riike, kus meil on potentsiaalselt kõige suuremad turismi külastajad potentsiaalselt tulemas ja turismituluga tulemas, siis need on need riigid, mis on meil loomulikult sel aastal ka fookuses, lisaks siis siseturule. Veel tegevusi, turgudeülesed tegevused, et lisaks sellele siis, et meil on fookusriigid ja fookustegevused fookusturgudel, on meil ka turgudeülesed tegevused, kus me katame suurema plejaadi turge ja saame kasutada ühte sõnumit kas inglise keeles või kohandada sama sõnumit eri keeltes. Oli Eesti kui talve sihtkoha kampaania, mis jooksis 14. veebruarini, Remote Work, sisuloojate kampaania, Dagmar on sihtkohtadega juba taas suhtlemas. Sel suvel teeme ka influencer campi, kus toome mõjuisikuid korralikul hulgal Eestisse ja mitte siis sisuloojaid, vaid just nimelt mõjuisikuid, kellel on ka selline hea korralik jälgijaskond taga. Loomulikult kasutame ära meie suurepärase ja šarmantse Stefani, kes läheb Eestit esindama Eurovisioonile ja mis saab veel parem olla kui see, kuidas Stefan räägib Eestist kui sihtkohast, miks see talle kallis on, miks see on eriline, miks tasub siia tulla. Selle video me toodame kusagil aprillis, sest praeguste ilmadega see ei ole väga atraktiivne ja levitame siis enne Eurovisiooni ja natuke ka pärast Eurovisiooni, loodame, et Stefan võidab. Siis on meil taas üks suur sündmus purgis tulemas. Meie kultuuriturismi teemajuht tegeleb praegu juba kaua oodatud ja kaua munetud munaga nimega UNESCO, siis video ja kampaania. Rääkimaks, nüüd on meil ka lisandunud sinna erinevaid olulisi asju, et toodame ka selle see aasta ja üks aasta läbi jooksev oluline suur turgudeülene tegevus meie jaoks sel aastal on otselendude ja otseühenduste sihtkohtadest või siis turgudelt, kus on Eestil otseühendused, kampaania, mis algab kevadel, läheb koostöös Liinifondi turundustegevustega samat jalga ja aasta lõpuks lõpeb siis ka lisaks veel turgudeülese jõulukampaaniaga. Mida see tähendab? Turunduskeeles tähendab see seda, et me korjame kontakte, kes on Eestist kui sihtkohast huvitatud, me taas sihime neid ja me kasutame võimalikult palju digiturundusandmeid ära, nii et me saaksime läbi aasta taas sihtida Eestist kui sihtkohast huvitatud inimesi. Teate, ma siinkohal peatun, sest muidu minu kallid kolleegid ei saa rääkida, kuid tegevusi on veel ja veel. Ja seda saate tõesti lugeda pärast, kui need materjalid ja esitlused lähevad üles. Et siin on nüüd detailsemalt veel igasuguseid asju, kuid ütlen ka, et oluline meie jaoks on tänases seisus ka Euroopa kui kontinendi ühised siis eri riikidega toimivad koostöötegevused. Liina-Maria on Euroopa Turismikomisjoni siis direktorite nõukogu Balti riikide esindaja. Mina olen siis turismi turundusgrupi esimees
ja loomulikult anname endast oleneva, et kõikidest Euroopa Turismikomisjoni ühisturundustegevustest saaks Eesti ka ausa ja korraliku osa. Ahhaa, jaa, Agnia. No nii. Meie suuremad tegevused. Kui te kuulsite, kui põhjalikult Malle tutvustas Soome turgu, kui suur teadmine tal sellest turust on, millise detailsusega need tegevused toimuvad, siis tegelikult tahame ka meie teiste turgude turujuhid, et meil oleks samamoodi, täpselt sama põhjalik ja hea teadmine meie turgudest, kus me Eestit promome. Ja sellepärast me käivitasime sellise nagu hiigelhanke, mis hõlmab 12 erinevat sihtturgu, mahus peaaegu et 3 miljonit ja nendest sihtturgudest on siis Rootsi, Norra, Suurbritannia, Saksamaa, Austria, Šveits, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Ühendriigid. Lisaks nendele on juba eelmistel aastatel meil samasugused hanked olemas Hiinas ja Jaapanis. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et nendel sihtturgudel saime me endale partneri, kes on meie käepikendus, kes on meie silmad ja kõrvad seal turul ja kes aitab meil seda turgu paremini aru saada, paremini mõista, mis tegevused seal töötavad, mis infot me vajame, kas me peame midagi muutma ja aitab meil ka turiste sealt poolt nagu siia tuua. Et parasjagu loksutamegi paika nende partneritega tegevuskavasid ja pealegi hakkamegi täielikult pihta. Ja esimeseks ülesandeks andsime neile panna kokku selline turu ökosüsteem, ehk siis varsti me tegelikult omame ülevaadet sellest, kuidas see turg toimib, kes kellega tantsib ja kes kellega koos elab ja nii edasi, et saame tegelikult palju targemaks. Tuurest küll jäi ära, aga meie Hosted Buyeri programm täiesti toimib aprillis ja toome siis üle Euroopa reisikorraldajaid siia Eesti tootega tutvuma, teeme neile ka workshopi, saavad nad ka kindlasti kokku Eesti ettevõtetega ja ei ole midagi, loodame ainult, et aprillis on kena ilm. Ja teine suur üritus, mida me oleme sihtinud natuke parema ilmaga maikuusse, on Baltic Connecting. Need, kes on sellest kuulnud, võib-olla teavad, et oleme viimastel aastatel Baltic Connectingut teinud Aasia turgudel pluss Ameerika, et oleme toonud neid siia Eestiga tutvuma, aga nüüd mõtlesime, et kuna Aasia on veel kinni, üritus on tegelikult ennast tõestanud kui üks väga korralik ja töine, siis me ei tahtnud seda jälle edasi lükata ja mõtlesime, et kutsume siis siia kokku Euroopa reisikorraldajad ja ameeriklased ka. Kuidagi tundus meile, et nad sobivad paremini kokku ühte üritusse. Baltic Connecting on siis selline pikk üritus, algab pre-tuuriga, kus nad saavad tutvuda siis kas Tallinnaga või sõita välja Tallinnast päevaks välja, siis terve päev kohtuvad nad Eesti, Läti, Leedu teenuste pakkujatega, saavadki tõsiselt otse küsida, et mis toimib ja mis mitte, pärast jätkavad natukest aega Eestis tootega tutvuma ja siis suunduvad kas Lätti või Leetu ja lõpetavad oma reisi seal. Nii et sinna siis plaan koostöös meie hankepartneritega siis kutsuda tõesti ainult parimad kontaktid, kes on valmis Eestit kohe müüma ja tootesse lisama. Liinifondi programm on see, mida eelmistel slaididel on juba põgusalt mainitud. Nagu ma ütlesin, et transpordiühendused on väga olulised. Töötame väga aktiivselt sellega, et neid kasvatada, et neid atraktiivsemaks muuta ja loomulikult suurendada nende ühenduste arvu ja läbi selle ka turismitulu Eestisse. Kunagi oli see suunatud lennufirmadele, nüüd on kaasatud ka laevafirmad ja ennast väga kenasti ära õigustanud, et see toimib. Ja tegevuste sisuks on siis meie ühised turundustegevused, kampaaniad, kommunikatsioonitegevused, kontaktüritused ja sihtturgudes siis oleme välja valinud sellised Soome, Saksamaa, Norra, Suurbritannia, Holland, aga tegelikult ka teised on laual. Et kõik otseühendused on ju väga teretulnud. Eelmise aasta tulemused olid väga head. Suur üllataja on koostöö lennufirmaga Swissair, Zürichi Tallinna otselend
alguses oli planeeritud ainult hooajaliseks lennuks, aga kuna see lend käivitus tõesti nii hästi mõlemal suunal, oli lennuki täituvus väga korralik, siis otsustati, et see lend tehakse aastaringseks ja suvehooajal isegi tõuseb sagedus kuni 7 korrani nädalas. See nüüd tähendab seda, et laupäeval tuleb 2 lendu. Samuti oleme teinud koostööd lennufirmaga Air Baltic, siis Müncheni ja Berliini liinil. Esimene etapp siis oli suvel ja nüüd teine etapp oktoobris-novembris, et aidata kuidagi seda madalhooaega täita. Ja väga hea koostöö laevafirmadega, kõik 3 said meie poolt siis toetust, Eckerö Line, Viking Line ja Tallink. Ja selleks ikkagi, et pakkuda jällegi soomlastele atraktiivseid ideid Eesti külastamiseks. Pandeemia pärast me 2021. ja 2022. aastal selliseid numbrilisi mõõdikuid nendele projektidele ei pane, kuna olukord on ikkagi selline, et lennupiletite broneerimine on ikkagi selline ebakindel, väga paljud lennufirmad on avanud väga paindlikud piletite muutmistingimused, nii et kui esialgu tundub, et ühel lennul on lennuk täis, siis tegelikult võivad inimesed seda viimasel hetkel ilma tasuta ära muuta, aga aastal 2023 siis jätkame päris mõõdikutega. Ja millised on meie selle aasta plaanid? Loomulikult rohkem otseühendusi. Mina isiklikult kogu aeg loodan, et Suurbritanniat saaks kuidagi veel paremini ühendada Tallinnaga. Et räägime siis Ryanairiga sellel teemal. Lufthansa otselennud Münchenist ja Frankfurdist, Wizz Air Austriast ja Norrast ja laevafirmadega koostöö jätkub ja tegelikult kuna meil jäi eelarve kasutamata eelmistel aastatel, siis sellel aastal on meil lausa 900 000 eurot selleks liinifondi programmiks anda. Nii et aitäh siinkohal ka Tallinna lennujaamale, et ka nendega koostöö siis kogu aeg peame seda dialoogi lennufirmadega. Ja nüüd ka meie suurematest tegevustest, mis need siis on, siin on tõesti ainult mõned ära toodud lihtsalt illustreerimaks, et kui erinevad nad on ja kui eri riikides need toimuvad. Jätkame edukate e-learningutega eri riikides. Kindlasti proovime taas käivitada face-to-face workshop'e erinevatel turgudel. Püüame utiliseerida tegelikult ka selliseid mastaapseid üritusi nagu Dubai Expo ja ka seal turismikontakte leida ja siia koju tuua. Endiselt jätkame väga aktiivselt toimetama Virtuoso võrgustikus. See on siis Ameerika luksusagentide võrgustik ja ilma selle võrgustikku me ei oleks saanud nii suure mahu agentideni kuidagi jõutud. Aga kuna me oleme liikmed, meil on aasta vältel väga erinevad tegevused nende harimisest kuni erinevate, sisuartiklite kirjutamist, kui ka see suvine tõesti töine 5-päevane üritus, kus me päriselt räägime Eestis neile, siis see on ennast ära tõestanud, et see toimib. Päringuid tuleb aina rohkem. Workshopid meie siis uutel turgudel, Šveits ja Zürich, Norras ja Rootsis ja kontaktüritusel siis uutel turgudel, vaatame, mida meie partnerid siis meile pakuvad, kuidas siis Eesti võiks silma paista ja niimoodi me siis toimetame. Meie workshopidele saab registreerida meie veebilehel, link on sellel esitlusel lisatud, et saab siis pärast uurima minna, mis siis veel meil plaanis on. Ja nüüd saan ma sõna edasi anda Liisale. Liisa siis räägib teile äriturismist. Jaa, tere, kena pärastlõunat teile. Mul on jube hea meel teile natukene tõeliselt kiire sissevaade teha sellesse äriturismi maailma, mis on iga päev minu laual ja minu ümber. Ma armastan seda väga, nii et nüüd ma katsun siis 2 slaidiga anda tegeliku ülevaate, et mis on need suuremad ja peamised tegevused meil seal. Aga mis selle ühe sõna taga tegelikult on selle äriturismi taga? Ütleme nii, et Visit Estonia ikkagi põhilised äri- ja konverentsiturismi tegevused on rakendatud sellise vankri ette, kus siis platseeruvad rahvusvahelised teadusassotsiatsioonide eriala konverentsid ja ka suuremad korporatiivkonverentsid. Loomulikult seetõttu, et see toob Eestisse korraga palju väliskülastajaid,
Nad tarbivad siin väga heal tasemel majutust, toitlustust, kultuuri, jäävad siia võib-olla ka posttuuridele, sõltuvalt erialast, toovad ehk kaasa oma kaaslased ja kui nad ei saa liiga palju aega Eestis veel veeta, siis tulevad hiljem tagasi ka. Siis üks osa korporatiivüritused, tõesti erinevad korporatiivüritused, suuremad konverentsid, väiksemad seminarid, koolitused, mida siis saab täiendavalt saab sinna programmi panna siis huvitavaid tegevusi, suurematest linnadest ka välja minna, ma ei tea, kanuuga sõitma, räätsamatkale, midagi säärast. Ehk jälle nad kulutavad rohkem ja jätavad siia raha rohkem. Ja siis lisaks loomulikult ka sellised, me nimetame nii-öelda motivatsioonireisid, ehk et korporatiiv toob kas oma kliendid või ka oma töötajad siia või ka kuskile mujale loomulikult, meie näeme vaeva, et Eestisse, grupid, kes siis tulevad, saavad natuke teadmist, aga siis saavad nautida selle uue sihtkoha eripärasid, toitu ja kõike seda, mida ma just eelnevalt ka mainisin. Võib-olla, mis veel on oluline ära märkida, et mis on äriturismi sihtturud. Lihtsustatult öeldes ongi see turgude ülene tegevus tegelikult. Jah, meil on fookuses mõned riigid, loomulikult tähtsuse tõttu, sealt, kus meil rohkem tuleb külastajaid, ja ka loomulikult lennuühendused ja üldse ligipääsetavus, et ütleme nii, et ärikliendile on ikkagi väga oluline, et see ühendus oleks mugav, tasemel ja sage. Et a la 3 korda nädalas kuskilt lennureis ei ole neile küll piisav, et nendel peab palju fleksibiilsust olema. Sest olgem ausad, me oleme iga päev ju konkurentsis kõigi teiste toredate sihtkohtadega. Ja üks asi veel, mis ma enne tegevusi veel ütlen, et me ei tee loomulikult neid asju üksi. Et nii nagu hommikul juhatuse esimees Lauri Lugna ütles, et siis koostöös peitub ikkagi see jõud, ehk Visit Estonial on äriturismi tegevuste strateegiline partner mittetulundusühing Eesti konverentsibüroo oma liikmetega ja hästi tugevalt on meil siis 3 sihtkohta, kes äriturismis on jala maha pannud ja ütlevad, et me tahame enda juurde neid tuua, need on siis Tallinn, Tartu ja Pärnu. See oli nüüd siis eriti lühike sissevaade ja siis nüüd mõned tegevused. Suurematest asjadest enne pandeemia aega ka Visit Estonia pooled profimessid on ikkagi äriturismimessid. Ja võite üllatuda, et kas mess on veel nagu elus organism. Jah, on. Ütlen, et eelmine aasta just detsembris oli siis nii-öelda selle pandeemia aja järgine esimene suur äriturismimess IBTM World Barcelonas ja see oli ikka 3 päeva sellist profide pidu, no kõigil oli iga päev kohutavalt hea meel olla seal kohal, näha päris inimesi, saada see vahetu kontakt pärast seda webinaride maailma. Ehk et messid on plaanis. Ei pääse me ka webinaridest, ehk et virtuaalne maailm ka meil muidugi jätkub. Seda minu meelest eriti seetõttu, et see 2 aastat me oleme tegelikult palju vaeva näinud ja saanud ligi ka sellistele kontaktidele sellistest riikidest, kus me nii-öelda klassikaliselt kohale ei läinud, ei korraldanud workshopi, sest igal pool me lihtsalt ei jõua. Ehk nüüd on meie ülesanne hoida neid tegelikult väga hästi kirbul, anda neile ikkagi uudist, inspiratsiooni, ehk et tahame või ei taha, kallid kolleegid, me jätkame ka webinaridega. Loomulikult siis juba saame kohe alustada uuesti nii-öelda sihtturul silmast silma, südamest südamesse inimestega kohtumist, siis agentuuridega, assotsiatsioonidega, meie jaoks potentsiaalsete klientidega. Nagu on juba mainitud, FAM-reisid, tõesti, Agnia ütles täiesti õigesti, need on kõige olulisemad, sest me kohtume aegade jooksul nende kontaktidega erinevatel sündmustel ja kui nemad ikka sihtriiki ehk Eestit pole kordagi enne külastanud, siis nad ei too siia suurt konverentsi enne, kui nad on näinud seda ise. Nad ei too oma väärtuslikke kliente ka isegi mitte mõnusale lõbureisile enne, kui nad ei tea, et mis siin Eestis tegelikult pakkuda on. Ehk et need lähevad meil nüüd kevadest ka uuesti käima, et on juba mitmed pipeline'is ja kindlasti oleme valmis ka partneritega koostöös tegema neid. Ja siis profimeedias on meil nähtavust, alati me toimetame siis nii, et see on mingi tegevusega seotud, ehk et me ei lähe lihtsalt reklaami ostma, vaid kas seal on tulemas mõni mess, kontaktüritus või kutsume ise siis nendele FAM-reisidele, et siis kasutame seda varianti.
Mul on hea meel öelda, et ja ma seisan siin täna üksi, aga tegelikult on juba, nagu ma ütlesin, et strateegiline partner, aga ka meie enda tiimis on lisajõudu, ehk mul on tore projektijuht Pallas Mudist kambas, kes siis saab olema selline digitaalnomaadide ja remote workerite jaoks see best buddy, kus iganes neid Eestisse meelitada saab. Ja ka Eesti konverentsibürool on plaanis juba käimas otsing, et nad ka oma ridu täiendavad, nii et me saame veel tugevamalt, veel rohkem ja veel paremini teha. Sest jah, on öeldud ka siin täna, et äriturism, ütleme, hoogustub võib-olla kõige aeglasemalt, aga kui tema hoo üles võtab, siis katsuge neid kinni pidada, et me ikka näeme, et inimesed tahavad tulla kokku, nagu ka täna siin saalis, et võib-olla vähem et oleks rohkem inimesi tahtnud kohale tulla, aga teie kõik, kes te siin olete, tahtsite tulla ja saada sellest vahetult osa. Oleme oma fookuse seadnud ka veel sellele, et tegeleme rohkem nüüd ka korporatiivklientidega ja siis Soome ja Rootsi turud toimetame aktiivsemalt kui kunagi varem. Võtame suurest asjast on loomulikult konverentsi statistika andmebaas, mis võib-olla on segmendi spetsialistidele tunda kui meetings.ee, et meil on hea meel siis, et Tallinna Ettevõtlusamet, kes juba üle 10 aasta tagasi võttis kõigepealt linna sihikule nagu konverentsi statistika, et palju siin õige siis inimesi käib ja kui pikkadel üritustel nad siin on. Aegade jooksul see andmebaas on laienenud, Tallinn on olnud lahkelt vastu võtmas ka Tartut ja Pärnut, aga nüüd me siis võtame selle projekti üle ja laiendame seda üle kogu Eesti ja arendame ja parendame seda natukene. Ja siis koostöövõrgustikud ehk, et plaanime hiilida sisse ikka uksest ja aknast, kus me iganes saame öelda, et miks Eesti on hea koht, et siin korraldada üritusi, konverentse ja õppereise, preemiareise. Nüüd ongi paari nädala pärast on esimene webinar aukonsulitele, Eesti välisesindustele, et anda neile ideed, panna neile kilk pähe ja anda need vahendid, et kus iganes nad kokku puutuvad oma klientide ja kontaktidega, oskavad nad öelda, et muide, kas teie konverents või üritus on juba Eestis käinud. Et selliste asjadega toimetame jätkuvalt. Ja siis lõpus pealkiri niisugused väiksed eriprojektid, ehk et kui me oleme lisajõude saanud, siis me jaksame ka rohkem teha. Siin ka varasematel slaididel käis läbi, et meil on ikkagi päris kõvasti kasvanud nende kontaktürituste arv ja me ikka mitmekordistame ka sellel aastal. Et palju on neid turgudeüleseid tegevusi ja siis lähme ikkagi sihime konkreetseid riike, kust on head ühendused. Võib-olla lihtsalt selline ühelauseline kirjeldus, et mis see kontaktüritus on. See on enamasti siis selline, kuhu tulevad siis potentsiaalsed ostjad, sihtkohad, teenusepakkujad välja. Need on ette lepitud kohtumistega enamasti. Meil tekib võimalus seal tõeliselt anda pilt, mida Eestil on pakkuda, millised ägedad tooted, sihtkohad meil siin on. Ja lisaks siis loomulikult sellisele päevasele toimetusele, nagu Agnia ütles, on ju õhtused üritused ja nagu lifti järjekord ja kõikjal teeme networkingut ja nii me seda müüme, et mis see niisugune tavapärane hea päring võiks sealt olla, et tuleb päris palju maailma näinud mees ja ütleb, et aga mul on 30 meest grupis, nad on 20-aastased ja nad tahavad midagi adrenaliinirohket, ägedat, vaud, mitte midagi, mida nad enne pole näinud, aga nad on käinud seal ja seal ja sultani magamistoas ka. Et võt anna nüüd mulle midagi, siis me siis esitame sellise vastulöögi ja pakume siis Eestit väga erinevas võtmes. Mina tänan. Agnia, Heili. Ja ausõna olemegi jõudnud oma 15-13 minutit hiljem oma päeva lõpuslaidideni. Veel kord lihtsalt siis meeldejätmiseks, et kui muu tänasest turismiturunduse infost meelde ei jäänud, siis turismiturundus korda 19, siis tuleb meenutada Mallet, kes rääkis Soomest, korrutada see 19-ga, liita juurde Liisa äri siis turismitegevused ja saabki kokku selle jupi, millega siis igapäevaselt turismiturundus tegeleb. Fookuses lõpptarbijal always on, kogu aeg olemas, kogu aeg ise aktiivselt Eestit pakkumas
targemad valikud ehk veel rohkem siis turundustegevustes kasutame kõiksugust datat, asjade pikem eluiga, taaskasutus on teema. Ka meie taaskasutame oma materjale nii pikalt kui võimalik ja nii mitmepalgeliselt kui võimalik. Suuremad meediamahud, hetkel on meil võimalik meediamahtusid suurendada ja teha asju võimsamalt. Igakülgne integreeritud võimendus, see oli ka üks märksõna, miks aasta aega tagasi B2B ja B2C meeskonnad kokku said, et me veel rohkem läbi oma tegevuste, igapäevaste tegevuste võimendaks siis Eesti kui turismikoha sihtkoha ühtseid sõnumeid. Siseturism, lähiturud Rootsi ja Saksamaa sel aastal fookuses ja midagi ei ole teha. Turundus ja kommunikatsioon on alad, kus kõige parem turundus ja kommunikatsioon sünnib projektides, kus see pealtnäha välja ei paistagi võib-olla. Ehk ka sellega me peame harjuma, et palju tegevusi on selliseid, millest me ei saa kohe valjult rääkida, kuid mille taga on võib-olla aastatepikkune töö. Ja veel Agniale. Ja meie siis keskendume sellel aastal sellele, et me saame käima kõik need 12 turgu, kus meil partnerid on, saame targemaks ja toome ka esimesed võib-olla tulemusedki kohale. Turgudena on suurem fookus sellel aastal Norral ja Rootsil. Kui vanasti on meil Norra ja Rootsi olnud ühe inimese käes, siis tegelikult seekord me otsustasime, et ei ole sellel väga suurt loogilist seost, jagasime need ära, Norra turu eest vastutan mina ja Rootsi turu eest vastutab Kristiina Talisainen. Ja samamoodi vaatame, kuidas siis ikkagi need inimesed sealt siia kohale saada. FAM-reisidest rääkisin, taas käivitame, elustame ja anname endast kõik, et see, mida nad Eestis näevad, on väärt pakkumist. Liinifondidega jätkame tugevalt, lennuühendused on meie A ja O ja ka laevaühendused. Maissvaldkonna reform, selline huvitav nimetus, aga seda ikka selle jaoks, et veel rohkem neid konverentsi siia tuleks ja me rohkem koostöös EKB-ga tegevusi jõuaks teha. Ja Digital Nomad loomulikult loodame üles kokku lugeda aasta lõpus, et see number oleks vääriline. Ja ongi kõik ja väga palju ka nähtamatuid asju, nagu Heili mainis, kogu aeg töös, kogu aeg proovime teistest ette jõuda, nii et aitäh ja keegi jääb vist lõpetama meie seda ilusat ettekannet. Ongi, mina lõpetasingi. No aitäh! Saame selle, jah. Kas me saame selle võib-olla selle viimase slaidi ka? Ahah. Ehk siis nagu sellest rääkisime. No nii. Et siis nagu see turismi väärtusahel käib ringi ratast, nii ka mina olin alguses, tulen lõpus ka. Et tegelikult see ongi nagu, et kui me seda ahelat vaatame, siis me täna oleme kõik need gruppides kõik selle läbi käinud. Jõudnudki praegu sellesse momenti, kus me oleme oma turunduse ja müügiedendusega andnud endast parima, et nüüd saaks toimuda müük ja nüüd saaks toimuda teenuse osutamine. Ja läheme jälle uuele rattale, eks me võime siis niimoodi näitlikult öelda, et 2023, kui jälle turismi infopäeva teeme, siis me hakkame jälle sellest samast rääkima, aga siis juba alles targemana ja selle aasta põhjal ka. See, mida täna tegelikult kuulsite terve päeva, et teie pidite päev otsa kuulama, meie peame nüüd terve aastaga ära tegema. Et see on see, mida me oleme teinud praeguste teadmistega parimatega, mis meil on. Tõsi ta on, et tuleb üllatusi ja võimalusi ka meile, mis tuleb ära kasutada ja töösse võtta, et me teeme endale alati väga tihedad tegevuskavad ja kui ikkagi aasta lõpus kõik kokku paneme, siis näeme, et sinna on tekkinud väga palju muud ka. Nii et me anname endast parima, siis kogu Turismiarenduskeskuse poolt saan öelda, et sellest, et teil on vedanud, Turismiarenduskeskuses töötavad väga innustunud, kirglikud, ennast ohverdavad ja ennast salgavad inimesed, kes teevad seda tõesti tohutu kirega. Et just nimelt selle nimel, et teil oleks võimalik osutada teenust, müüa ja kogu seda Eesti töö eksporti siis ka suurendada. Nii et oleme
oleme teie jaoks olemas, toimetame hoolega, nii et jällegi nagu mainisin, miski ei toimu meiega üksinda. Head partnerid ja partnerlussuhted on meil olulised, nii et lähme siis uuele aastale nüüd siis, mis juba hooga käib ja hakkab juba teist kuud lõpetama, siis sama hooga edasi. Nii et aitäh teile, et te olete ka jõudnud selle päeva lõpuni kuulata.